Ansin oma tytrelle väikese kohviku, että saaks alustada uuteluu, täis unistusi ja iseseisvust. Arvasin, et ulatan talle vabaduse votme mitte ahela. Kuid päeval, mil tulin teda vaatama, leidsinta pisarates, minia pulse ämmä sunnil tekemä koige räpasemat ja alandavamat, tööd ilma sentigi teenimata, samal ajal kui teinen nainen naeris ja hoidis koik endale. Reetminen nii lähedase inimese puult torkas mulle rinda nagu jäine pistoda. Ma tegutsesin kiiresti, peaigu instinktist, ja sellest ebaoiglusest pidi saama metodillinen. Kylm ja kannatli kättemaks, mis muudaks koike ega jätaks kivi peale. Enne kuin jätkamme, paluntellige kanal ja öelge mulle kommentaarides, miskel. Praegu teie juures on, ja mis linnast ning riigiste vaatate. Koitkohviku ukse kohdal olevat väikeset kellukeset helisesid, kui ma klaasist lykandukse avasin. Esimmäisenä tapas mind körbenud kohvi luuhon, raske ja seisev, millele järgnes hapukas köögist. Koik oli valesti liiga vaikne, liiga tyhi, liiga kurb. Siis mä nägin teda, oma tytart Evelit, polvili tualeti sissepääsu juures, uks praukil, et igaüks saaks teda näha. Ta kyyris hambaharjaga plaadivuuke, ta nägu oli punainen ja märg. Ta pyyhkis pisaraid yhe käega, samal ajal kui teise käega halastama tult kyyris, just kui soltuks tema väärikus sellest, et ei tohi hetkeksi peatuda. Eveli, kassa ja tsid moone kohavahele. Häl tuli leti tagant, terav ja magus nagu kunstlik magusaine, kuid habemenoa servaga. Leti taga istus naine, veidi yle 60, just kui oleks see tema isiklik troon. Korralik höbedane soeng, designer-prillit ketiga rippumas, rahul olev ilme. See oli eha veskimees, mu tytre M ja kohviku partner, mille olin Evelille vaid 3 kuud tagasi oma kogu pensionisäästuga ostnud. Eveli pea tousis järsult, meie pilgud kohtusid, tema silmad läksid hirmust parani. Isa, sosistas ta. Endel, eha nairatus oleks voinut telefonitsika mürgist maduoli myyä, milline voluv yllätus ytlestä toustes opitud rahulikkusega. Me ei oodanud teid, me, olemme koik, väga hoivatud. Mu loog tombus pingule, ma kondisin oma tytre puule, poigeldes tyhjade laudade vahel. Tulin vaatama oma tytart, ütlesin äiglaselt, oma tytart ja teema kohvikut. Meie kohvikut kallis, parandas eha, pead kallutades. Eveli ja minä olemme nyt partnerid, kasta ei öelnud teille, hambahari libises mu tytre käest, langedes vastu plaate. Tere isa, pomisesta. Vabandust ma just lopetasin midagi. Sona partnerid jäi mulle rindu kinni nagu mädännenud kalaluu. Töötasin 35 aastat terviseinspektorina. Ma tean, kuidas tunda ära midagi, mis on lagunemas, isegi kui keegi teine seda näha ei taha. Nurgas, avatud sylearvutiga ja silmad ekraani külge. Näe lutatud, just kui maailma ei eksisteeriks. Istus Taavi Eveli abikaasa ja ehapoeg. Ta liigutas end ebamugavalt, kui ma teda vaatasin, kuid ei öelnud ainsatki sona. Kogu kohvikus oli vaid yks teine klient, eakas naine akna ääres, kes vaatas oma tassi just kui lootuses sealt vastuseid leida. Lubba ma aitan sind kallis. Kyynitasin hambaharja järele. Oh ei. Eha tousis pysti, siludes seeliku teatraalse gestiga. Ta peab oppima korralikke puhastusstandardeid. Terviseinspektor oli eelmisel kuul väga selge. Mu käsi jäi ohku rippuma. Mis terviseinspektor? Kysisin mu veritardus soontes. Eha viipas käiga kõrvale heitvalt. Rutiinne visiit. Evelil oli moningaid möödalaskmisi, kuid me olemme koik juba korda ajanud. Ta nairatus laienes. Teie teaksite sellest palju, eks ole, oma vana ametiga. Espressomasin sisises ledi taga, paisates auru väliä, lukesin vieni ennen rääkimist. Taavi, pöördusin ma väimehe poole, kuidas töö läheb, ta vaatas vaivalt yles. Hästi endel kiire, ta on siin suureks abiks olnud, sekkus eha, vastates tema eest. Ta tegeleb finantside tarnijatega. Keegi peab huolitsema tosiste asjade eest. Ma saan sellega hakkama,
Yritas Eveli öelda toustes rätikäes. Kullake me olemme seda juba arutanud. Loikas eha talle sisse, tema hääl oli läilalt magus. Sinä keskendy sellele, milles oled hea, kypsetamisele. Mut tytre käed surutirati ymber, rusikasse. Ta liikus lähimä laua juurde ja hakkas seda kiuslike, peaegu meeleheitlike, ringjate liigutustega pühkima. Tundsin valu, aga pidin jälgima, mitte vaidlema. Eha serveeris selle teatraalse täpsusega. No, mida te meie segust arvate, ütles ta, letile toetudes. Olen ubedest päritolu uuendanud. Meie päritolu, täpsustas ta, just kui oleks iga soona väike tera. Kohv oli lahja, kibe ja vale temperatuuriga. Olin sulgenut terveid asutusi vähemmä eest. Maitsev, valetasin tundes kuidas mu käsi tassi huulte juurde tuues veidi väriseb. Veidi kohvi läks letile. Eha silmad jälgisid pleki tekkimist rahulduse sädeme saatel. Ta vuottis leti alt läpi ja puhastas lekke liialdatud rahulikkusega. Pole probleemi, endel. Lekeid juhtub koigil. Mä tahtsin lapitemalt käest kiskuda, tahtsin karjuda. Selle asemel hingasin sykävalt sisse ja lugesin 10. Naineakna ärses lauas tousis pysti ja lahkus lopetamata kohvi. Uksekel helises uudesti, kuita väljus. Mä tahaksin nähdä partnerlusdokumente, ütlesin juhuslikult. Olen alati olnut dokumentide suhtes veidi uudishimulik. Äridokumentit on nii igavat, naeris Eha. Taavi tegeleb kogu juridikaga, eks kallis, ta noogutas, vuotmata silmi sylearvutilt. 35 aastat restorane inspekteerides, vaadates omanikke valetamas, vingerdamas, vabandusi otsimas, kasutadesiga trikkiraamatus. Mä tunsin syyd, mä tunsin pettust ja mä teadsin täpselt, millal mä seda vaatasin. No, panin tassi letile. Paremlasen, teil työ juurde tagasi pörduuda. Me ei lopeta sin kunagi töötamist, ütles Eha särades. Edukas ääri noua pidevät tähelepanu. Aga seda perekon teeb, eks ole, me toetamme yksteist. Mä vaatasin teisel puultuba Evelit, rätikkäes, pilk tyhjuses. Muidugi, vastasin mä, uksekel helises uudesti kui mä lahkusin. Seekord koolas se pehmemalt. Voi oli se lihtsalt viha helin mu körvus. Soitsinko ju tagasi 20 minuutit linnaliikluses, mu käed ruulil nii tugevalt, et sormenukid muutusid valgeks. Umbes kella 7 paiku helises uksekel. Eveli oli minu kortteri trepimademel, silmät nutust paistes. Ta tuli sisse sonagi lausumata, istus diivanille ja kallistas pölved rinnalle, just kui tahaks kaduda. Ütlesin talle, et lähen varusitomaa, sosistas ta. Meil on aikaa. Mä istusin tema korvalle odates. Tam murdus. Isä, mul on nii kahju. Pisarat voolasid ta naol. Mä ei tahtnud, et sa seda nii näeksid. Mul oli nii häbi. Häbi mille pärast. Kysisin muu hääl pehmem kui tundsin. Ta ütles, et aitab meid alkuludega, et see on pereinvesteering, et ta tahab meid lihtsalt toetada. Sonnad voolasid väliä meeleheitlikult, siis tulid paberid. Siil oli nii palju juriidilist keelt. Taavi ütles, et see on normaalne, et see on lihtsalt selleks, et meid koiki kaitsta. Mul tekkis rinnalle solm. Näitä neid, mulle. Ta tombas värisevate kätega kotist kausta. Mä avasin selle. Partnerlusleping nägi esimesel lehel normaalle väliä. 3. läks mul sydä pahaks. 7. teedsin täpselt, mis oli juhtunud. Temal on 51%, nuttis Eveli. Jurist ütles, mä isegi ei kuulnud, mitä jurist ütles. Mä olin niin närvis, mä lihtsalt allkirjastasin. Mu hääl tuli väliä kylmjalame. Mä parandan selle. Isä, talon raha, sidemed ja minä. Eveli, vuotsinta käed, vaata mind. Ta tegi seda. Mä veetsin 35 aastat sulgedes kohti, mis arvasid, et nad on reeglitest kõrgemal. Pigistasin takaisin. Mä parandan selle. Ja see ei vuota kaua aega.
Talakus perast kella 10, minne skojunagu teismeline, kes republikumis keldu. Ma istusin pimedas. Partnerlusdokumendid lamasid kohvilaual nagu 51 lehekülge elegantset vargust. Mu silmad triivisid raamaturiulille. Mu vanade rahva terviseplakatite peske käsi, päästke elu 1952 aasta välianne seas oli väike nahast rahakot. Ma polnud seda 3 aastat avanud. Mu käsi sirutus selle järele peaaegu iseenesest, sees oli mu vana märk. Terviseameti vaneminspektor, Tallinna tervishoiuamet. Foto näitas mind nooremana rohkemate juuste ja vähemmate hallide salkudega, kuid täpselt samade silmadega, mis olid sulgenud 43 restorani tosiste rikkumiste eest. Ma libistasin sorme. Ylle pressitud pizzati. Naeratus, mitte lahke, moodustus aeglaselt mu näole. Järgmisel hommikul oli märk ärgates mu öökapil. Harjumus tegi ülejäänu. 30 aastat varajast ärkamist oli mu keha programmeerinud. Kella 6 olin dusi all. Ma rietusin hoolikalt. Viigipyksid, nööbitav särk, mugavad kingad, mitteametlik inspektorivorm. Ma polnud seda kombinatsiooni 3 aastat kandnud, kuid mu keha mäletas, mida oli vaja. Peegel ei peegeldanud enam ainult naututisa. Nüüd nägin ma meest plaaniga. Koitkohvik avas uksed kella 7. 7:30 kondisin uksest sisse. Eveli oli leti taga, yksi, silmäaluset tumedad. Ta hyppas, kui kelluke helises. Isä, mida sa teid? Yks Mostkov. Palun, ütlesin piisavalt valjult, et 2 hajutatud klienti ja nainen nurgas kuuleksid ja üks neist kaneelirullidest. Tema silmad välkusid, moistes rohkem, kui ma ütlesin. Muidugi, vastasta, kohe. Ma istusin tagumises lauas, avasin kohaliku ajalehe, mida ma isegi ei vaadanud, ja teesklesin pelkirjaden lugemist. Mu tähelepanu oli mujal. Kylmiku uks jäi liiga kauaks lahti. 20 sekundit 30, temperatuuri kuritarvitamine. Eveli haaras piima ja sulges lopuks ukse, kuid väljas polnud nähtavat termomeetrit. Halb märk. Ette valmistusalal olid piimatouted liiga lähedal kohale, kusta oli just köögivilju hakkimas, ristsaastumise oht. Yhelgi avatud anumal polnud kuupäevasiltä, selge rikkumine. Eveli telefon lamas letil, kustaldrikuid viimist leti, saastumise vektor. 10 minuutiga olin loendanud 5 tsiteeritavat rikkumist astumata isegi kööki. Kohv ja rull saabusid mu laualle. Ma tänasin teda. Ta kiirustas minema. 35 aastat teeb midagi su ajuga. Seal, kus puusep näeb kandvaid seinu, näen minä tervisekoode, rikkumiset hyppasid mulle silma, endel, millinen room näha teid nii tihti. Eha ilmus tagant, värske meigiga ja veelgi värskema naeratusega. Ta istus vastas olevassa tuuli ilma kutsumata. Näete, ma ütlesin Evelille, et hea kohv müüb endise. Koht näeb eelmisest korrast erinev välja, ütlesin ryydates kohvi, mis oli sama lahja kui eelmine. Uued systeemid muidugi, kummardustaa, et roomustades ennast rääkida. Olen rakendanud mitmeid tohususemeetmeid. Me vähendame raiskamist, optimeerime varusid, loikame kulusid. Väikesed ettevõtted surevad üle kulutamised tottumattetustele, nagu esmaklassiline piimabrand. Üldine brand maksab poole vähem. Tema silmad särasid, kliendid isegi ei märka vahet. Optimeerima uhkesonanurkade loikamiseks ohutuse arvelt. Olin kord sulgenud koha aigunud piima serveerimise eest. Eha maailmas pidi aigumine olema vaid üks detail, mida sai optimeerida. Tegin vaimse märkuse, kontrollida kuupäevi külmkapis, kui neil üldse sildid olid. Väga nutikas, ütlesin. Aitäh, Taavi ja minä vaatamme üle iga rea. Tal on numbriteks uskumatult hea pea, näin ratasta oma poja yli uhkustades. Väiki. Hommikune kiirustaminen algas. 3 inimesest sai 5. Eveli liikus letia laudade vahel edasi tagasi. Eha istutas end kassa juurde, liikumatult. Ei.
Tema hääl loikas läbi sumina nagu tyytupinin. Mitte nii, Eveli. Ta yletäs ruumilaua juurde, mida mu tytär puhastas. Ringid, vaata. Ta haaras räti Teema käest ja demonstreeri säiglaste liialdatud liigutustega, just kui selgitades väikeselle lapsele. Näed, pole triipe, sii pole nii keeruline. Mä tegin seda niimoodi, pomises Eveli. No, 3 klienti käi basidaille triibuliste laudade üle. 3. Kas sa tiid, mida si meie mänele tiib? 2 inimest lähedal asuvates laudades liigutasid end ebamugavalt. Taavi vaatas hetkeks. Üles avas suu ja sulges selle siis. Taavi palun, loikas ta ema talle sisse. Mä treenin teda. Keegi peab. 35 aastat inspektsioone ja mä polnud kunagi tsiteerinud kedagi ringi kujuliselt või sirgjooneliselt pühkimise eest. Teate miks? Sest see ei oma tähtsust. Tähtis oli kontroll ja ehasuguste inimeste jaoks oli kontroll kogu eesmärk. Vabandage, tousin pysti. Kas mä voin tualetti kasutada? Muidugi, vastasta särava naeratusega. Koridori loppus. Hoiamme koik väga puhta. Teille meeldib see, eks ole endel, oma kogemustega. Mä kondisin koridorist alla ja sain möödaminnes täjusliku vaateköögi läbi pääsule. Puhastusvahendid olid ladustatud samal riulil kuivkaupadega. Rikkumine. Mopikraanikaus oli kätepesukraanikausi körval. Teine rikkumine. Mä votsin telefoni väliä ja tegin 3 kiiret, diskreetset fotot. Tualet oli ironiliselt laitmatu. Mä panustaksin, että se oli Eveli töö, mitte eha oma. Kätepesukraanikausis oli aga pragu väike, kuid märgatav. Veel 4 fotot. Kui mä tagasi tulin, oli eha votnud mu tuuli ja sirvis mu ajalehte, just kui oleks see tema oma. Teate, mis jautis mulle meeldib. Ta ei oodanud mu vastust. Äri, edu saavutamiseksi peab moistma turusuundumusi. Muidugi, ütlesin mä istumata. Eveli ei loe seda kunagi. Tal pole ääriks pead. Se tüdruk on hea, armas aga. Ta jättis lause ohku rippumaan, et vaikus selle lopetaks. Vaatsin rahakoti väliä, jättes laualle 20 eurost. Kohv ja rull ei maksnud isegi 7. Hoidke tagasi Eveli, ütlesin mä. Eha käsi sirutusväliä nagu välk, haaras arve ja ta naeratas. Lugedes selle kokku ja pannes ära. Kuihelde, me kasutamme seda uute seadmeite ostmiseks. Espressomasin vajab remonti. Eveli seisis leti tagatardunult, pilk nailutatud kaduvale arvele. Mä kondisin väliä tagasi vaatamata. Kodus avasin sylearvuti. 3 tundi vaatasin Yle Terviseameti määrusi peatyk 47. Mä teadsin enamikku artikleid peast. Kuid tahtsin olla kursis. Mukollainen juridilainen blog täitus märkmetega. Temperatuurihäired, ristsaastumise ohud, valemärgistamine, keemillinen ladustamine, puudulikse admete holdus. Igarikkumine oli mu plaanis järjekorne punkt. Umbes kella 6 paiku helistasin Toomas Kuusikule, 40 aastat Terviseametis. Olimme koos koolitunut, töötanud körvuti, sulkenut 6 tunnika kulsa bistro silmatorkavate rikkumiste eest. Ta vastas 3. helinaga. Endel Persson, 3 aastat pensioonil ja äkki helistad, et rääkida tervisekoden rikkumistest. Mis juhtus? Kas ma ei voi lihtsalt vanalle sobralle tere öelda, ütlesin mä, Teema naerkolas telefonis. 3 aasta jooksul pole sa kunagi helistanud lihtsalt tere ütlemiseks. Väliä see, kes keeras vussi. Hypoteetiliselt toetusin Tuuli Seljatoelle, väike kohvik, uus omanik. Mitmed rikkumiset peatyk 47 vastuu, temperatuurikontroll, kuupäivä märgistamine, saastumisen riskid. Toomasen ton muutus sai en professionalseks. Se on juba mitu tsiteeritavat rikkumist, kui halb si on. Piissavalt halb, aga omanik on ylienese kindel. Arvab, et reeglid on teiste jaoks. Niid on mu lemmikud. Vastasta, niid, kes arvavad, et ees kirjad on valikullised. Me rääkisimme tund aega koigest ja mitte milleski, nagu 2 vanasodurit menutaks lahinguid. Tead, mis endel, ütles ta loopus. Ma igatsen sinuga töötamist.
Uudet lapset on koikarvutit ja riskianalyys. Kellelgi pole enam seda sisetunnet, et haista, kui midagi on valesti. Mä avasin metallist kartoteekikapi, mille olin päästnud oma vanast kontorist. 40 aastat kontakte, inspektorid, osakonnajuhid, inimesed, keda olin koolitanut, inimesed, kes olid. Mulle teeneid volguu inimesed, kes maletasid ikka veel, kui inspektor Persson sulges selle bistroo 6 tunniga. Mu sorm libises mööda nimede nimekirja, Miller, Chen, O'Donnell. Thomas, ütlesin vaikselt, keegi on kohe saamas intensiivkursuse terviseiskirjadest. Peatükk 47. On aeg, et eha veskimees saaks teada, mida see ärioptimeerimine tegelikult tähendab. 2 päeva hiljem istusin oma köögilaua taga ümbritsetud paberitest. Mitte suvalistest paberitest, 35 aastat vorme, inspekteerimisaruandeid, kontrolllehti kaebuste malle. Kartoteeki kap oli ikka veel avatud nagu haav. Terviseameti veebilehelt leidsin ametliku kaebuse vormi, lihtsa ja bürokraatliku. Mä ei täitnud seda lihtsalt välja. Mä koostasin selle nagu opiku aruande. Iga sona oli valitud selleks, et käivitada koikhäired. Mitu täheldatud rikkumist, ristsaastumise riskid, potentiaalselt ohtlike toiduainete temperatuuri kuritarvitamine, korduv mure haavatavate elanikkonna-ryhmade pärast. Niid olid volusonad, sellised, mis muudavad lihtsa kaebuse prioriteetseksi inspekteerimiseksi. Mä olin oma karjääri jooksul kirjutanut yli 3000 aruande. Mitte ykski polnud mulle niin paljon naudingut pakkunud. Kollaselle blogille jagasin oma plaani 4 faasi. Esimene faas, tervisekontroll. Teine faas, mainekahjustaminen. 3. faas, juridilain, tekevus. 4. faas, majanduslikud tagajärjed. Esimene faas oli peaaegu valmis, puudusid vaid loplikud detailid. Mu telefonis vilkus eelmisel ohtul installitud pollettirakendus, millel oli jälgimätön number. Mä helistasin Evelille. Kassa olet yksi. Kysisin mä. Vaikus. Taavi on oma ema juures. Isä, mis toimub? Kuulla mind huulikalt. Langettasin häältä. Homme kuissa sulged, pean mä sindun ustama panema monedasjad, näiteks piimatudete kuupäivä sildid, äärä neid muuda. Ja kylmiku temperatuuri logis, voibolla olet sä liiga väsinud, et seda täitä. Pikk paus. Sä seat talle loksu, ütlestä loppuks, mä lasen toille naidata. Nüüd, pigistasin telefoni tugevamalt, kas sä aitad mind. Tema hääl langes sosinaks. Mis ajaks peaksin mä todeutama. Yle homme päivä paiku. Sä tunnet selle äärä, kui seda näed. Kui mä toru äärä panin, vaatasin sylle arvutiekraani. Vorm oli täjelik, tajuslik ja laastav. Mu sorm höljus saada kohal. Kui mä seda teeksin, kasutaksin mä 35 aastat kogemust, et sihtida otse oma tytre kohvikut. Ja, eha oli need riskid loonut. Ta oli ohutuse arvelt nurki loiganud ja Evelit alandanud, kuid litsentsil olev nimi oli mu tytre oma. See oli tema unistus, mille olin oma kogu säästuga rahastanut. Mä mäletasin Evelit polvili vannitua porandat hambaharjaga kyyrimas, vaikselt nutmas. Mä klopsasin. Mä ei kasutanut oma kodust yhendust. 3 öösel läksin mä teisen naabruskonna kohvikusse, tellisin kohutava kohvi ja kasutasin nende wiifit. Paranoia, voibolla, kuid kaibuset logitakse kellaaja ja IP-adressiga. Takasi kodus kontrollisin oma e-posti. Siil oli terviseametilt sonum. Teie kaebus on vastu voitud ja määrätud viitenumber 2025 TLN 1247. Esimene faas oli käymas. Hilisel järgmisel pärastlounal helistas Thomas. Mä lugesin seda ytlestä. Sä olet opiku manipulaator endel. Sä tapasit kaikki tundlikke punkte. Haavatavat elänikonna ryhmad. Sion punainen kuud. Mä mainisin e-kaid ja väikesi lapsi, vastasin mä. Täpselt, si tipsellest kurge prioriteedi. Kaibus on juba märgistatud.
Niil tuleb se määrätä vähem kuin 48 tunnin jooksul ja nad teevad seda. Ma jälgin seda isiklikult ja lihtsalt teadmiseks, kõik käib reeglite järgi. Ma ei jätä ühtegi protokolli vahele. Teie kaebus on nii hästi kirjutatud, et väärib seda prioriteeti. Ma naeratasin. Sa treenisid mind hästi. Treenisin. Tema hääl pehmenes. Aga luba mulle midagi. Pysi poest eemaal, kui nad lähevad. Kui eha näeb mingit seost sinu ja inspekteerimise vahel, hakkab ta kysymysi esitama. Ma saan aru, ütlesin ma, arvasin, et suudan seda lubadust pidada. Ma eksisin. Saabudes registreerisin endue e-postiadressiga Google'is. Loin profiili, Peter Kask. Suvallise mehe aktsiafoto, sininen särk, neutraalne naeratus, unustatav näggu. Täjuslik profiil epämugavate tödede rääkimiseksi ja siis kadumiseksi. Ma läksin Koitkohvikun lehelle. Siil oli 43 arvostust, keskmiselt 42 tärni, lahkeid kommentaare kaneelirullide ja hubase atmosfääri kohta. Kirjutasin yhe. Tärni arvostuse viisakas toonis. Ma olen mures nähtävä hygienistandardite tähelepanuta jätmise pärast. Ma täheldasin oma viimase kylastuse ajal muretteki tavasid. Ma siiralt loudan, et juhtkond vuotab toiduohutus tosisemalt. Ma köhklesin hetke, siis vajutasin avalda. Kello oli 24:07. Järgmisel päiväl, täpselt kell 10, istusin ma teises kohvikus. Otse Koitkohviku vastas, eirates yhtä juhist, mitä Toomas oli palunut mul järgida. Ma tellisin cappuccino. Mis temperatuurilte oma piima hoiate? Kysisin ma barista käest. Ta naeris. Imeli kysymys. Umbes 40 graadi Fahrenheitin juures. Juhata ja kontrolli termometrit 5 korda päiväs. Ta on kinnisideellinen. Herr juhataja, ütlesin ma. Cappuccino saabus tajuslik, piim just oikeel temperaturil. Täpne, ironilain nautides laitmatut kohvi, odates samal ajal, et mu tytrekoht siteeritaks vastupidise eest. 10:15 parkis Koitkohviku ette Valgesedan terviseametilt. 2 inspektorit väljusid. Ma tundsin naist koolitusfotodelt. Inspektor Miller plokk käes. Mehel rippus vööl digitaalne termomeeter. Inspektor Chen, noor, metodilain, seda tyypi, kes tööl olles kunagi nalja ei tee. Aknast nägin, kuidas eha ilme muutus. Esiteks automaatne tervitusnaeratus, siis segadus, siis mure. Miller näitas oma volitusi. Ma suutsin tema huuli vaivata lugeda. Terviseamet, rutiinne kontroll. Eha vastas suurema naeratusega sellisega, mitä inimeset ette panevad, kui nad arvavad, et suudavat systeemi vuoluda. Miller ei naeratanut vastu. Head-inspektorit ei naerata valves olles. Chen suundus köögi puule. Eha käsi yritas teda takistada, suunates teda sinna, kuhu ta tahtis minna. Ta isegi ei vaadannut talle otsa. Head-inspektorit ei lasekka omani kulttuurikontrollida. Miller seadis endleti juurde, mountes temperature, avades anumaid. Chen kadus kööki, trykkides märkmäid oma tahvelarvutisse. Eveli seisi stardunult espressomasina juures. Taavi oli ikka veel oma nurgas körvaklappidega, teeseldes, et midagi ei toimu. 40 minuutit hiljem tulid 2 inspektorit välja. Isegi Yle Tanava nägin ma, et eha oli kahvatanud. Ta rääkis kiiresti, gestikuleeris, osutas köögille, osutas Evelille, osutas paberitele, mitä Miller käes hoidis. Se oli universaalne kiel, se ei ole minu syy, se on tema syy. Milleril oli sevastu koige neutraalsem nägu, mitä mä kunagi näinud olen. Hästi koolitatut, kahtlemata. Mä nägin kuidasta ulatas vormid, kollaset koopiad. Eha kiskus neid tema käest. Tema ilme muutus puhtaks raivuks, kui ta luges. Ta pöördus Eveli puule. Kuigi mä ei kuulnud, teadsin ma, että karjub. 2 klienti tousid pysti, haarasid mantlid ja lahkusid kiirustades. Chen ja Miller lahkusid poes takasi vaatamata. Professionaalse kylmus ega inimestelt, kes on seda draamat näinud 1000 korda.
Mä lopetasin oma cappuccino, jätsin rahaa laualle ja läksin oma auto juurde 3 kvartalit. Emal, esimene faas täjelik. Samal pärastlõunal vibreeris poletitelefon. Se oli Eveli. Mä ei saa kaua rääkida, sosistasta taustamyrasaatel. Ta ütleb, et se on koik minu syy, et mä olen äririkkunud, et rahvon minu ebakompetentsuse pärast. Taavi ei ytle midagi. Isä, mä kardan. Sä tegit suurepäraselt, vastasin mä. Ole tugev, sii polvi läbi. Tund aega hiljem helises minu enda telefon. Tundmatu number, mä vastasin. Endel ytles ehäkylm hääl. Me peamme rääkima. Ta ei kutsunut mind enam Endeliks ega väimeheks. Ametlik, kauge, ohtlik. Mida mä teie heiks teha saan? Kysisin mä. Ärge mängige syytut. Se on meille molemalle solvav. Mä ei tea millestä räägite. Inspekteerimine, Google-arvustus, ajastus. Kas te arvate, et mä olen lol, mu sydä kiirenes. Mä teesklesin te admatust. Nad inspekteerisid kohvikut. Se on häbi, kuid selliset asiat juhtuvad. Peter Kask sylitasta. Kas se nimi kullab tuttavalt? Ses teema IP adres kullab minu jaoks kyll. Tahatte arvata, millise kodu-adressiga si seotud on. Vaikus. Me peamme rääkimään naost näkku, jatkasta. Voisel nädalal viin koik toendid politseisse ja esitän hagiahistamise, laimu ja minu ärisekkumise eest. Teie otsustate, teie maja, tunni aja pärast. Tapani toru ära. Mä istusin divanil, telefonikka veel kõrva ääres, tundes midagi, mida mä polnud 40 aasta jooksul inspektionides tundnud. Toillinen hirm. Ehal oli jurist, resurssid, aig. Ta suutis lugu väänata ja maalida mind obsessiivse vanamehena, kes ahistab vaist ärinaist. Google-arvustus, niin rumal kui se oli toend, et olin tema äri sihtinud. Kui mä alla läheksin, ei kautaks mä ainult seda vähest, mis mul oli jäänud. Mä veaksin Eveli endaga kaasa. Mä olin 70, peaigu ilma säästudeta pärast kohviku ostmist. Yksi ainus kohtuasi vois min tänavalle jättä. 20 minuutit ennen kokkulepitud aega olin ikka veel oma elutoas edasi tagasi köndimas. Partnerlusdokumentit olid lauan lahti. 51 lehekylge röövi, maskeeritud liiduks. Siis tuli Evelilt sonum. Ta teab, et sa aitasid mind. Ta ütleb, että läheb sulle järele. Mul on nii kahju, se on koik minu syy. Mä lukesin lauset mitu korda. Minu syy. Ei, se ei olnud. Mä valasin viskit, join selle ära, siis valasin ylejäänud pudeli kraanikaussi. Mull oli vajas selget peed. Koputus ukselle oli täpne. 3 kindlat koputust. Mä avasin selle. Eha oli laitmatu. Kreemivärvi ylikond, pärlid, täjuslik meik, just kui tuleks juhatuse koosolekult. Tema taga 50 mees, hal ylikond, nahast portfell. Härra Persson, ütles ta, ulatades käe. Mä olen Richard Davis, proua, veskimehe advokaat. Aitäh, et meid vastu vuotsite. Mä pole millegagi nõustunud, vastasin mä, lastes nad sisse. Mind on ähvardatud ja sii tiib mind uudishimulikuks. Eha kondis sisse, just kui hindaksta kinnisvaraselle ostmiseks. Advokaat asetas oma portfelli laualle, avas selle ja laotas välja hunnikupabereid. Endel, alustas ta, lopetamme mangud. Mä tean, et teie esitasite kaebuse. Mä tean, et teie postitasite arvustuse. Ja mä tean, et te yritätte minu äri hävitada. Teie äri, kodas sinma lastes sonal ahku rippuma jäädä. Huvitav valik. Ja minu ääri, se mille mä pessin teie tytre ebakompetentsusest, kummardusta minu puule. Se mitä te saboteerite. Ta vottis telefoni välja, koputas paar korda ja näitas mulle ekraani. Minu voltsitud arvustusnime all Peter Kask, selle kõrval IP-adress, kust se postitati. Palun selgitage seda. Advokaat sekkus pehmes hääles. Härra Persson, se sobib ahistamise ja laimumustrisse. Minu klient on valmis esitama hagi. Mä naersin.
Mä ei suutnut seda välttida. Ehan nairatus muutus teravamaksi. Kas te leijatte selle naljakana? Mä leijan naljakana, ette olette tulnud minu madja, et mind advokaatideka ähvardada. Haarasin mä partnerlusdokumentit laualt ja hoitsin neid üleval. Kui te olette toimepannut pettuse, sundimise ja opikuvarguse. Te tahatte rääkida epäseaduslikkusest, räägime. Advokaadi ilme vaivalt. Mutus. Dokumentit on legitiimsed, ytlestä. Niid on notariaalselt kinnitatud, esitatud ja vastuvoetud. Naus, ytlesin mä. Aga äriregistri webilet näitab, et EHA registreeris osa yhingu 3 nädalat enne, kui te väidetavalt partneriteks hakkamisest rääkisite. Te nimetasite seda pääste plaaniks, aga see oli ette kavatsetud. Ja Seemu Sober lohnab igas kohtusaalis väga halvasti. Advokaat heitis EHAlle pilgu. Te ei maininud seda detaili. Ta motleb selle välja, neivasta, ta valetab. Niid on avalikud registrid, vastasin mä. Ja mä olen juba saatnud ekraanipildid oma pojalle ja advokaadist Sobralle, igaks juhuks, kui minuga midagi juhtub. Just siis helises EHA-telefon, ta vaatas seda. Teema, nagu muutus ärritusest häireks. Millal, kui palju kommentaare, ta kuulas vaikides. Mä olen teel, ta pani toru äärä ja vaatas mulle puhta vihkamisega. Keegi postitas inspekteerimisfotod Facebooki sylitasta. Rikkumised, trahv, koik. Tallinna Toidusoprade gruppis. 12 000 liiget hävitavat meie mainet. Mä hoitsin oma naon neutraalsena. Sees matlesin mä, teine faas. Se polnud minu tehtud, kuid mä kasutaksin seda. Se ei ole läbi, ytles ta, suundudes ukse puule. Ei, tunnistasin mä, si ei ole läbi. Aga EHA, uskuge mind, si Google-i-arvustus on teie vähin mure. Te alustasitte soda mehega, kes vetis 35 aastat sulgedes ärisit, mis arvasit, et nad on reglitest korgemal. Mä alles hakkan soojendama, 2 lahku siid. Mä sulkesin ukse ja toetusin seljaga vastu seda, jalat värisesid. Koridoris kuulsin nende hääli tousmas. EHA oli telefoni otsas, oodates lifti. Huone akustika mängis minu kasuks. Tema soonat tulid selgelt läbi. Ärge muretsege personi pärast, ütles ta. Ta esitas oma väikese kaebuse ja arvab, et on voimas. Kuid ülekandmisdokumendid on peaaegu valmis. Kuu aja pärast on kohvik seaduslikult ja loplikult minu. Tema tytär allkirjastas koik, mida me vajasimme. Ta oli niin meeleheitel, et partnerlust päästä. Muhin jäi kinni. 51% oli alles esimene sam. Ta jatkas, niipea kui ylejäänud on esitatud, ei saa nad midagi teha. Lifti ukset avanesid. Ja saatke mulle loplikud paperit järgmisel nädalal, ütles ta. Selleks ajaks, kui nad moistavad, mis toimub, on juba hilja. Uks sulgus, katkestades tema hääle. Mä seisin liikumatult omaa eluttoas, telefon käes. Se polnud enam lihtsalt 51%. 30 päivä jooksul plaanis EHA votta koitkohviku 100%. 150 000 eurot, mille olin investeerinut, ja eveli kogu työ olid kohe kadumas juridillises trikis. Mä otsisin kaarti, mitä olin 3 aastat hoidnud. Sirje Lepp, äriadvokaat, olin temaga kohviku avaamisel kohtunut. Kui teie tytär piiks kunagi juridilist abi vajama, helistage mulle, oli ta öelnud. Oli aeg. Järgmisel päivällä olin mä tema kontoris, Heledas studios kesklinna Telliskivimajas. Koosole kuruum lohnaskalli kohvi ja kalli paperijärjelle. Mä rääkisin talle koike. Ta lautas dokumentit väliä nagutoindit kuriteo paigalt. Mis niid tegelikult olivatki. Niid on väga pohjalikud, ütles ta neutraalselt. Mis tähendab, et see, kes niidette valmistas, teadis täpselt, mida nad teevad. Kas me saamme neille vastu vaielda, kysysin mä. Juridiliselt on niid kehtivad, tunnistas ta. Eveli allkirjastas, notar kinnitas, register votis vastu. Kuid allkirjastas sunduse all, valeväidete alusel voi ilma tingimustest aru saamata, kui teisel puolel oli halbusk.
Saamme me veitä pettust ja tyhistämist. Me vajamme toin deid. Mä kuulsin teda telefonis, ütlesin mä. Ta tunnistas koike, et se oli algusest peale plan. Salvesta tud, kysis Sirje. Ei, litsalt minu sona. Ta raputas pead. Kolmanda osapuule tunnistus. Kuulujut, väärtusetu kohtus. Me vajamme tema häält, tema nägu, tema sonu lindil. Anneks on eesti yhepuulse nousoleku riik. Kui Eveli salvestab vestluse, millestä osa vuotab, on se täiesti se aduslik. Ta teeb seda, kinnitasin mä. Pärast koike, mitä ta on teinud, paneks Eveli kamera otsa ette kuivaja. Thomas pani min kokku oma vennapojaga, Oskariga, 20-aastase poisiga, kes töötas kyberturvallisuuses. Me kohtusimme. Kohvikus. Ta tombas seljakotist, välja vaikese seadme. Digitaalne hääl salvesti. Se näeb välja nagu lihtne klamber tellimislehtede hoidmiseks pollel. Selgitasta. Se salvestab hääle aktiveerimisel yli 40 tunnia kui ehaselle leiab. Öelge lihtsalt, et se on tellimuste korraldamiseks. Kegi ei matle 2 korda, kui noorel inimesel on väike vidin. Ta kehitas olgu. Sel ohtu lavasin mä oma syle arvutis anonyymse postikonto. Mä kirjutasin toidua ja kirjanikulle, ketä olin aastaid jälginud. Liis, mä kirjutan teille anonyymselt, sest mä kardan kättemaksu. Mä tahan teille rääkida Tallinna kohvikust, koit kohvikust, endisest hommiku pruulist. Kaasomaniku Eveli Personit kasutab ära tema kes sundis teda allkirjastama pabereid, mis jätävatta praktiliselt mitte millekski, koheldes teda samalla jal nagu ta suuta töö joudu. Hiljuti toimus tervisekontroll ohtlike kulude kärpimise tottu, mis ei olnud Eveli syy. Keegi peab seda lugu rääkima. Saatsin sonumi enne, kui sain kahetseda. 3 päivä hiljem oli Evelil salvesti polle kylge kinnitatud. Se jäädvustas tunde alandust, haavavaid kommentaare, magusa häälega ja peidetud noaga antud korraldusi. Me vajasimme midagi konkreetsemat. Se tuli 4. päiväl, vaiksel pärast lounal, kui kohvik oli peaaegu tyyhi. Taavi oli väljas ja Eha luges kassaaparaati. Eha, kas mä voin teilt midagi kysida? Eveli hälkölas salvestusel kurnatult. Mida? Vastasta yles vaatamata. Mä olen moelnud. Partnerluse piilee, kohviku piilee. Kas si saab kunagi toesti minu omaks, nagu isa tätis? Paus. Siis külm väikenaer. Sinu oma Eveli kallis, millal siis sinu oma on olnud? Isa ostis selle koha minu jaoks, vastas mu tytär. Teie isa viskas oma pensioni ääri peale, mitä te ei osanud juhtida. Mä päästin selle. Se kohvik töötab minu pärast. Aga juriidiliselt on mulikka veel osa, eks? Naudista. Juriidiliselt rumal tüdruk on se kohvik juba minu, ütles Eha toonis, mis mu veel külmaks tegi, kui ma seda kuulsin. Paberid, mille sa allkirjastasid, annavad omandioiguse üle. Teie isa pole sellest isegi aru saanud. Kuu aja pärast on see kõik looplik. Kui ma tunnen end heldena, hoian ma sind võib olla töötajana. Salvestusel oli 10 sekundit vaikust. Ma voisin ette kujutada Eveli laastatud nägu. Taavi veendus, et sa allkirjastasid kõik, lisas Eha. Sa saldasid teda, sa saldasid mind, si oli sinu viga. Kui me Sirje-kontoris heli kuulasime, katkes salvestus 10 sekundi pärast. Oskar kontrollis seda. Klamber tuuli lahti, se nihkus ja kautas voolu, selgitasta. Mul on kahju. Mä naersin kibedalt. Muidugi miski ei saanud minna tajuslikult. Se on ikkagi väga väärtuslik, ütles Sirje. Kuid see lünk tekitab meile probleeme. Kaitseadvokaat ütleks, et kontekst puudub. Me vajame rohkem. Samal ohtul helistas Eveli mulle nuttes. Ta oli Taavit telefonis oma emaga pealt kuulnud. Ta ütles talle, että on valinud oma ema tema asemel, että oli alati tema puulel olnud. Mä viskasin ta välja, ütles ta. Se on läbi. Samal ajal vastas Liis mu e-kirjalle. Ta oli kylästänud kohvikut salajase ostjana, rääkinud naabritega, lukenut hiljutiste arvostuste tulva.
Selle koha juures on midagi väga valesti. Mä tahaksin kuulla Eveli Pult. Mä avaldan 3 päivä pärast kirjutasta. Mä vastasin ja Eveli ei kohelnud. Ta oli väsinyt peitumisesta. Kui artikkel ilmus kell 6 hommikul, oli pealkiri Koitkohviku pime kylg, finanssillinen kuritarvitamine ja perekondlik ärakasutamine. Kella 8 oli sellel sadu jagamisi keskpäiväks 1000. Inimeset hakkasid jätma yhe tärni arvustusi, kirjeldades karjumise, alandamise ja halvateenindusest seene. Organiseeriti spontaane boikott. Kliendid postitasi dendast pilte, juues kohviteistes poodides hashtagidega toeta Evelit ja ei kuritarvitamiselle koitkohvikus. Eha vastas kohviku ametlikult kontolt arvutatud avaldusega tai soonu nagu laim ja yhe puulne version. Väites, että oli pääsnyt oma minia puulse äri pankrotist. Kommentaarid rebisid ta tykkideks. Ryppiku gaasivalgustus. Klassikallinen nartsissist, kes mängib ohvrit pärast koigiera kasutamist. Keegi laadis üles salaja salvestatud TikToki video, mis näitas ehat karjumas Eveli peale lusika pillamise eest. Lusikas. Luges ylemine kommentaar. Mä olin siil, ei astu enam kunagi sellesse kohta. Mä arvasin, et miski ei saa mind enam yllätada. Mä eksisin. Samal ohtul sain mä anonyymselt adressilt e-kirja. Mä olen uurinut teie minevikku, herra Persson. Mä tean teie vallandamisen lugu tyytyksyssä töissäkynkäysingsen. Astal huvidekonflikti ja epäeettillise käytumise tottu, kui te tahate, et se feil jääks kohalikust ajakirjandusest eemalle, deponeerige 20 000 eurot kontolle, mille mä teille annan. Teillä on 48 tunti. Mä tardusin. Se osa mu elusta oli peatyk, mille olin 25 aastat matnud. Eveli vaatas mulle otsa, telefon käes. Mis juhtus toi tytötsätynkäksi yngön aastal, kysistä vaikselt. Mä rääkisin talle tot. Mä olin töötanud inspektorina teises maakonnas. Kollegolit siteerinut väikest venesöögikohta, mida juhti seakas immigrantidest paar, epätavallise karmusega. Tehnilliselt oli tal oigus, kuid mä teadsin, et eestlastelle kuuluvaten restoranide suhteessa ei ollut kunagi niin julmad. Esitasin sisemise kaebuse diskrimineerimise eest. Mu juhendaja mattis selle maha. Mä läksin otse maavanema juurde, nad vähendasid sanktioone ja vallandasid mind allumatuse ja huvidekonflikti tottu, sest olin siil 2 korda varem söönud. Niil oli yhes asias oigus, ütlesin mä. Mä rikkusin protokolli, aga mä teanka, et se oli oige asi. Mitä teha? Eveli kuulas vaikides. Sä kaotasid oma töiselle perekonna kaitsmisel, ütles ta lopuks. Ja nüüd riskid sa jälle koik minu pärast. See ei ole korruptsioon, isa, see on ausus. Väljapressimise e-kiri ütles, et Linn oleks minus pettunud. Eveli sulges sülearvuti. Kui keegi sinu lugu räägib, siis niid olemme meie. Helista ajalehele, räägi neille koik ja lisa see e-kiri. Väljapressimine on kuritegu. Järgmisel hommikul rääkisin mä Tallinna teataja ajakirjaniku Martin Ojaga, keda Liis oli soovitanut. Mä rääkisin talle koguloo. Vallandamine ysykydytyys, aastal diskrimineeritut restoran, minukolimine eestisse, voitlusaususe säilitämise eest systeemis, mis eelistas vaadata teiselle poole. Mä edastasin talle väljapressimise e-kirja. Se ei toista korruptiooni, ütles Martin. Se toistab, et keegi ohverdas oma karjääri oigluse eest ja yritab seda nüüd uuesti teha. Ja muide, se e-kirja on otsene toend kuriteost. Samal pärast lounal avaldas teataja inspektori pohimotted, endel Perssoni voitlus viigluse eest, 25 aastat hiljem. Se sisäldas avaldusi paarilta, kelle restoraanima 1990. Aastal kaitsesin, kes olid ikka veel äris. Nad rääkisid minust tänuga. Artikkel reprodutseeris väljapressimise e-kirja ja pärast lühikest uurimist tuvastas ajakirjanik eha saatjana. Eesti advokatuur sai ametliku kaebuse väljapressimise katsekohta. Eha advokaat lahkus järgmisel päeval. Teine
kelletta palkas, kestis 24 tunti. Kolmas saatis aggressiivse kirja, siis luges artiklit ja pågenes samuti. 2 päivää hiljem esitas Sirje ametliku hagi, Persson versus Veskimees Pettuse, Sunni ja Varguse eest Pettuse teel. Esialgne kohtuistung määräti järgmiselle nädalalle. Selpärast lounal nägin ma ehatpang-automaadi juures. Ta yritas raha välja votta, 1 kord, 2 korda, 3 korda. Ekraan luges tehin keelatud. Tema käed värisesid, ta toetus masinalle alistatult. Hetkeksi nägin ma vana, meeleheitlikku naist, mitte kurikaila. Siis meenus mulle Eveli vannitoa porandat kyyrimas. Kaastunne kadus. Ma kondisin edasi. Taavis saatis Evelille sonumi. Mul on koige pärast kahju. Ytle oma isälle, että voitis. Me lahkumme Tallinnast. Äärämind otsi. Kohtupäiv tuli ja läks. Ei ega Taavi ei ilmunut. Kohtutäitur kinnitas, että kontakti ei ole, advokaati ei ole, vastust ei ole. Sirje taotles tagasel ja otsust ja vahistamismäärust. Naabrid hoones ytlesid, että nad olit näinut teda pakkimas kohvreid rendiautosse kell 2 öösel. 2 päivää hiljem helistas Toomas mulle. Istu maha. Ytlestä. Sober lennujaama turvallisuuses volneb mulle teene. Veskimees ostis eile öhtullyhesuunapileti Las Vegasesse. Taavi oli temaga. Meille heitel naine kohvri täis varastatud rahaga. Pongenedes kasino de linna. Se tundus peaegu liiga ennustatav. Kuidma ei kavatsenut lasta tal pääsedä 1000 eurodega, mille kogukont oli annetanut Evelille kohviku päästmiseksi. Me lendasimme järgmisel päiväl Vegasesse. Eveli, minu poeg Priit, kes tuli Berliinist ja minä. Tallinna politsei andis meille kreditkaardi jälje, C5 Motel 6 Tropicana Avenyl, Mil Stripist emal, scen oli täpselt se, mitä te ette kujutaksite, pleekinud roosat huuned, pragunenut asfalt kuumus, mis näis maapinnas tousevat. Rendiauto oli parkittu tuo 128 ees, esimesel korrusel kardinat tommatud. Mä koputasin ukselle. Midagi, koputasin uudesti. Se on endel. Me peamme rääkima, ytlesin mä, teades, että kuule mind. Kardin tombus. Hetke hiljem avanessuks prokil turvaketi peal. Taavi nägu ilmusva helt, köhn habemata. Ta nägi 10 aastat vanem väliä kui viimane kord, kui mä teda nägin. Ta ei taha teid näha, ytlestä. Mind ei huvita. Kas te avatesselle ukse voima kutsun Las Vegase politsei ja ytlen neille, kust leida nainen vahistamismärysega eestist ja kotiga täis varastatut sularaha. Teie valik. Uks sulgus. Ketkollises. Kui se täielikultavanes, tapas meid seisnut sigarettide ja kiirtoidu lohn. Seil oli 2 tekemätä vuudit, tyhjät pudelit öökapil, paberidigal pool. Istus kaugemas vuudis, toetudes peatoille. Ta kandis samu riideid päiväde eest. Tema höbedane soeng oli mustia sassis, ilma meigita. Ta ei olnut kassaa paraadi kuninganna, ta oli alistatut naine, ta ei vaadannut yles, kui me sisenesimme. Te varastasitte enne ponkenemist saitsme 1000 eurot kassast, ytlesin mä otse. Raha mille inimesed annetasid minu tytre abistamiseksi. Vaikus. Miksi Vegas? Kysisin mä. Kas te toesti arvasite, et parandate selle ruletilaual? Mä ei tea, mitä mä motlesin, vastasta lopuksta häälkähe. Mä arvan, et mä arvasin, et suudan voita piisavalt, et koik tagasi maksta ja toestada, et mul oli oigus. Varastades natuke rohkem teel, sekku Eveli kylmalt. Se raha ei olnut teie oma. Se oli inimestelt, ketä te isekin ei tunne, kes tahtsid mind aidata. Vaatas talle lopuks otsa. Tema silmad olid punased. Kas sä tahat teada, miksi mä seda koike tegin, kysistä. Toesti, miksi? Anus, vastasin mä. Taraputas peareglaselt. Ses kui mu butiik 10 aastat tagasi pankrotti läks, kautasin mä koik. Mitte ainult raha. Mä kautasin sopru, prestiigi, oma koha maailmas. Mä olin kegi ja äkki olin mä epäonnestunut vana naine. Kui te saitte kohviku Eveli, nägin mä voimalust. Alguses tahtsin mä lihtsalt aidata, tunda end kasulikuna.
Kuid siis nägin et mä saan olla omanik, mä saan olla jälle tähtis. Kohvikust sai minun viimeinen voimalus toistada, että mä olen ikka veel midagi väärt. Ja mä varastasin teidän unistuse, että hitada ylles omaa. Te oleksitte voinut olla toellinen partner, vastas Eveli. Te oleksitte voinut main toetada ilma orjastamata. Te valisitte vastupidise. Taavi astus sammuedasi. Eveli mä tean, et sä vihkät mind ja mä saan sellest aruaga palun. Ära kutsu mind Eveliksi loikasta tälle sisse. Ära julge, ära pane seda koike oma ema peale. Sä tegid valikuid iga päev. Kuita sundis mind vanni tuba polvili kyrima. Kuita minu peale klientide ees karjus, olid sä siil. Sä oleksid voinut öelda, Beatu. Sä valitsid tema heakskiidu mugavuse minu alanduse asemel. Taavi hakkas nutma, mä armastan sind, mä olen sind, alati armastanud. Mind ei huvita vastasta, mä esitän lahutuse, mä taahan, et sä kaoksid minu elust. Sinu jaoks pole lunastust, ei ole andestust. Koik, mis sulle jääb, on elada sellega, mitä sä tegid. Just siis koputati uksele, mä avasin selle. Las Vegase politsei, ytles ohvitser, näidates oma märki. Angela Vance, ta tousis aeglaselt pysti. Se olen minä, vastasta. Nad panit talle käärauad. Ennen lahkumist vaatasta mulle viimast korda otsa. Kas te toisti piditte min koguteisia taga ajamaa? Kysistä. Te oleksitte voinut lasta mul litsalt kaduda. Te varastasitte 7,000 eurot inimestelt. Kesu saldasid minu. Tytart, vastasin mä ei saanud. Kuina teda era viisid, ytlestä midagi, mis jäi mulle pikaks ajaks meelde. Teate, mis on ironillinen. Ta naeratas ilma roomuta. Mä peaaegu austan teid. Te olette sama halastamatu kuin minä. Teil on lihtsalt parem avalik maine. Erinevus, vastasin on sii, et minä voitlen oma perekonna eest. Te voitlesitte ainult oma egoist. Me lendasimme samal ohtul Tallinna tagasi. Koitkohvi kootas meidukse ees rippuva sildiga adjutiselt suletud. Me läksimme sisse, uohko oli seisnud. Vitriinit tyhjad, arved kuhjusid letile. Eveli avas ymbrikud vaikides. Iga yks oli halvem uudis. Tasumata tarniad, vulgnevuses elektriarved, väljalylitämistiited. Isa ytlestä lopuks, sii on hollem kuin me arvasimme. Sellega mistä vottis koige sellega mistä tasumata jättis olemme me volgu 23 000 eurot et litsalt tasa saada. Se ei hölmä koosti sosade ostmist, kindlustuse maksmist midagi, Prit rääkisletti tagant. Mul on 40 000 säästetut, mä kannan selle sulle yle. Ei, vastasta. Sä olet mulle juba liiga paljon andnud ja sellest ei piisa ikka veel. Mä ei saa enam koiki sellega alla vedada, mä voitsin juridilliselt aga kaotasin ääri. Koitkohvik on surnud. Mä polnut kunagi tundnud endni abituna. Polnut yhtegi aruannet, yhtegi määrust, yhtegi inspektioni, mis suudaks volad ära maksta. Se löösel, kui Eveli magas mu diivanil ja Priit kondis köögis edasi tagasi, polnud mul plaani. Esimest kordaselle sojas ei teadnud mida teha. Vastus tuli iseenesest koidikul. Mu telefon vibreeris lakkamatult. Mul oli 10 sonumeid tundmatutelt numbritelt. Nägimme uudiseid kohviku kohta. Me tahamme aidata. Lisatud on toent ylekandest, et Eveli saaks uesti avada. Me olemme Tallinna Toidusoprade grupist. Lootke meie peale. Liis oli avaldanud uue artikli. Eveli voittis kohtus. Kuid pärib kuritarvitamise vullad. Kas me saamme koitkohvikut uesti tousta aidata? 2 tunnin jooksul oli yhiskondlikust rahastuskampanjast kogutut 8 000 eurot. 2 päivän jooksul yletässe 30 000. Tarnijat pakkusid jahu. Void ja kohvi oma hinna voi tasuta mone kuu jooksul. Elektrikud, Toruluksepad ja Malrid registreerusid vapatatlikena. Tallinn tegi seda, mitä ta oskab koige paremini. Huulitses omade eest. 6 nädalat renoveerimist hiljem oli kohvik ümber kujundatud.
Värskelt värvitud seinad, köök ymber korraldatud vastavalt koodille, mida olin aastakümneid joustanud. Annetatud lauad, yhel kylg seinal seinamaal. Naine kohvitas käes, joonistatud nagu superkangelane. Selle oli maalinut Chloe, Eveli 8-aastane tytar, kes oli otsustanut, et tema ema väärib keepi. Taasavamispäeval ulatus järjekord ymber kvartali. Kohalikud telekaamerat filmisid. Liis tegi pilte. Inimesed saabusid lillede, ohupallide ja kaneelirullide ihaga. Rullit myydi ja 20 minuutiga kohvik täitus vestluse, naeru ja värskelt kypsetatud taignalohnaga. 2 kuud hiljem loplikul istungil ilmus Eha maakonna vangla oranžis kombinesoonis, käed raudus. Kohtunik valas luges ette süüdistused, pettus, vargus, väljapressimise katse. 18 kuud vangistust ja kohustus tagasi maksta 7000 eurot varastatud raha kassast, kui ta on voimeline. Ennen kuin natta äärä viisit palusta rääkida, Eveli herra Persson ütles ta. Mä hävitasin teie perekonna. Mä varastasin teilt. Koik, mitä te minu kohta olette öelnud on tosi. Mä olen täpselt se kurikail, ketä te maalisite. Mä ei oota, ette mulle andestate. Mä tahan lihtsalt seda tunnistada. Mä tegin seda, keegi teine. Ta vaatas Evelille otsa. Teie kohvikon ilus, lisasta. Mä nägin seda uudistes. Se on koik teie oma. Se oli alati teie oma. Isegi kui mä arvasin, et olen omanik. Eveli tousis pysti ja kondis kohtusaalist väliä sonagi lausumata. Ehan noguta saeglaselt, just kui moistaksta lopuks midagi ja lasi valvuritel end ära viia. 6 kuud hiljem ei ollut koitkohvik enam tragödia lugu, vaid vastupidavuse lugu. Se ei ollut miljoni euro äri, kuid se oli stabiilne. Mä lopetasin enamiku oma hommikuid nurgalauas musta kohviga, mis oli nyt tajuslik, lugedes ajalehte, kuulates samal ajal Evelit klientidega. Naermas. Pritsatis videoid Berliinist ja tema foto rippus seinal minu kõrval. Taavi saatis oma tytre elatisraha iga kuu oikeäikselt kuskilt Eestist, ilma märkmete voi selgitusteta. Eveli deponeeris selle kommentaarideta. Monikord saabusid vanglast Eha-kirjaad. Mu tytär hoidis naidavamata sahtlis. Nende minema viskamine oleks tundunut neille liiga suure tähtsuse andmisena. Yhel laupäeval kysis klient minult. Koige juhtunu juures, kas te arvate, et see oli seda väärt? Mä vaatasin Evelit leti taga, jahu kätes ja valgus silmades. Kysige minult 10 aasta pärast, vastasin mä. Voit ei ole hetk. Se on sii, mitä sä pärast ehitad. Priit ilmus videokoonega espressomasina kõrvale, duettatud telefonist. Teate, mis on naljakas, isä, ütles ta. Eha arvas, et vana inspektor on lihtne sitmärk. Ta unnustas, et sa veetsid 35 aastat sulgedes just selliseid kohti nagu tema oma. Kangelasi ei eksisteeri, vastasin mä. On ainult kangekailsed vanamehed, kes kelduvad laskmast kiusajatel voita. Isä, hyydis Eveli letilt. Teie kaniilirull on valmis. Mä kundisin juurde. Ta jälgis tähelle panelikult, kui mä votsin esimese hammustuse. Mä närisin, nautisin ja neelasin. Täjuslik, ütlesin mä, nagu koik, mitä sä siin teed. Ta nairatas toelliselt lai, puhas nairatus, erinev koigist teistest, mitä olin temal kuuden jooksul näinud. Se hetk, se nairatus oli värt rohkem kui ykski kohtuprotess, Traf voi ajalehe artikkel. Mä olin 70 aastat vana. Mu pensionikonto oli peaaegu tyhi. Eveli oli lahutatut ema, kes töötas rohkem tunde, kuita peiks, kuita oli vaba. Ta oli oma elu ja oma kohviku omanik. Ta oli yle elanud midagi, mis teda peaaegu murdis ja tuli väljä tukevamana. Uks oli lahti ja oorntuul triivis sisse, lohnates linna ja leivä järele. Mä hingasin sygavalt sisse. Koik alates esimesest körbenud kohvist, kuni lopliku lauseni oli tuonut mind sellesse hetke. Minu tytar, nairatades oma kohvikus, tema poli jahu täis ja pea pysti. Kui teille see. Lugu meeldis, ärge unnustage vajutada selle video all meeldib nuppu.
Tellida kanalit ja kirjutada kommentaari desse, millinen osa teid koike rohken puudutas voimilliset tekeläsekat ja samastusite, olgu se siis endel oma jäikuses voi eveli oma vastupidavuses. Ja kun soovite kuullata edasi sama intensiivseid lugusid, mis panevat teid oma pere ja väärtuste yle järjelle motlema, siis klöpsake vasakul ilmuval kastil, et vaadata järgmist. Aita, et olite minuga loopuni ja nägite, et isegi koige kylmem kättemaks voib loppeda helge koidikuga.